Head kolleegid, kõik Tartu ajaloo sõbrad. Mul on siis hea meel rääkida sellest, mis juhtus Tartu linnas asehalduskorra perioodil. Lea lõpetas oma ettekande mõttega, et laiem kontekst vajab tema teema puhul, Bürgervergleichi puhul veel valgustamist. Nüüd, kuna asehalduskord mitte üksnes Tartu linnas, vaid ka Eesti ja Baltikumi ja üldse selle regiooni ajaloos on niivõrd muudatusliku ja pöördelise tähendusega, siis minu ettekandes just nimelt see laiema konteksti erinevate arengujoonte välja toomine on üsna olulisel kohal. Ja siis nende üldiste arengujoonte nii laiemate kui ka siis Tartu linna õiguskorda puudutavate joonte valgustamise kõrval ma väikese sissevaate teeksin ka sellisesse laiemasse asehalduskorra historiograafiasse, mis ka otsapidi jällegi siis muidugi Tartu linna puudutab. Kõigepealt mõnedest asehalduskorra põhijoontest. Kuigi nüüd ajaliselt asehalduskord kestis suhteliselt lühikest aega, hõlmas asehalduskord väga suuri muudatusi mitmes erinevas eluvaldkonnas, aga kõigepealt siis muidugi kahes suuremas halduse ja kohtupidamise alal. Ja üldisemalt siis oli tegemist eelkõige millega, eelkõige siis Balti erikorra väga suure mastaabilise piiramisega, Eesti, Liivimaa, Saaremaa rüütelkondade ja siinsete linna eliitide privileegide tegelikult esimese suurema piiramisega Vene ülemvõimu ajal. Kes oli nende ümberkorralduste taga, kõik teame Katariina teist, kes siis kavandas mitmeid suurejoonelisi riigireforme, millest osa õnnestus ellu viia, teisi mitte, aga siis asehalduskord moodustas endast üksnes ühe osa Vene keisrinna suurtest ümberkorralduskavadest. Ja siinmail siis toetus keisrinna jällegi hästi tuntud tegelasele kindralkuberner George Brown, mida need siin ümberkorraldused siis tähendasid. Uuendused ulatusid rüütelkondliku omavalitsussüsteemi ümberkorraldamisest kuni linnaelu moderniseerimiseni, uuest tollisüsteemist pearaha maksu kehtestamiseni, mis omakorda toob kaasa hingeloendused, mis omakorda rõõmustab rahvastikuajaloolasi. Kui nüüd otsida mingisuguseid selliseid üldiseid läbivaid printsiipe, mis on siis omased nii tollastel ümberkorraldustele Tartu linnas, Tartu õiguskorras, kui ka ütleme siis asehalduskorras laiemalt Eestimaal, Liivimaal, aga ka Vene sisealadel, siis algab see uuenduste loetelu keskvõimu mõju laiendamisest, aga selle keskvõimu mõju laiendamise kõrval keskvõim püüdis ka toetuda kohalikele seisustele. Nii et siin oli selline kahepoolne pingpongi mäng. Katariina jaoks oli oluline valitsemise ühtlustamine, valitsuse ratsionaliseerimine ja muidugi riigi sissetulekud, riigi finantsid, nende finantside kindlustamine, suurendamine ja mis puudutab haldus- ja kohtuvõimu, võimude lahususe printsiip, nii nagu Montesquieu oli seda kunagi ka planeerinud. Muidugi Montesquieu nimetamine siin ei ole juhuslik. Kõik teame, Katariina teine oli ju sündinud ühe väiksemapoolse Saksa vürstiriigi printsessina ja tema huvi euroopalike valgustusideede vastu on üldtuntud ja nii ka paljud asehalduse ümberkorraldused tuginevad tegelikult just nimelt ju euroopalikele eeskujudele, mis siis on justkui sellise ringiga Vene kaudu tulnud Baltikumi. Kahtlemata kõik need reformid kokku, asehalduskord parandas olulisel määral Vene keisririigi haldussuutlikkust. Katariina teine veel muidugi kõik jällegi on ju hästi kursis, on otsapidi rohkem või vähem mõjutanud ka Tartu linna välisilmet, Kivisild, aga ka mitmed hooned pärinevad just nimelt sellest perioodist, kaasa arvatud siis Tartu raekoda ja kaasa arvatud seesama maja,
kus me siis praegusel hetkel oleme. Asehalduskord Saksa Statthalterschaft Vene namestnitšestvo siis kõigepealt tähendas Vene sisealadel 1775 kehtestatud kubermangu seaduse laiendamist Eesti ja Liivimaale. Ja selle käigus siis Eesti Liivimaa kubermang kujundati ümber Tallinna asehalduskonnaks ja Riia asehalduskonnaks. Riias resideerunud kindralkuberner oli mõlema asehalduskonna jaoks kõrgem ühine riigivõimu esindaja. Maakonnad ehk kreisid muudeti väiksemaks ja neid asutati juurde ja kreisid siis nimetati kohalike kreisilinnade järgi. Seoses uue maakondliku jaotusega siis asutati Eesti alal uus linn Võru. Paldiski sai linnaõigused ja linnaõigused siis taastati Viljandis, Rakveres ja Paides. Mis puudutab Vene sisealasid võrdluseks, administratiivselt oli siis asehalduskondadeks jaotatud suurem osa Vene keisririigi territooriumist. Üksnes 2 territooriumi säilitasid oma kubermangu nimetuse: Peterburi kubermang, Moskva kubermang. Ülejäänud territooriumid, varasemad kubermangud siis nimetati ümber ja kujundati ümber asehalduskondadeks. Ja nii nagu Tallinna ja Riia asehalduskonna peale oli kokku 1 kindralkuberner, nii oli see siis ka Vene sisealadel, enamasti siis 2, mõnikord 3 või isegi 4 peale 1 kindralkuberner. Ja nüüd ka paar sõna mõnede historiograafiliste asjasse puutuvate üldjoonte kohta. Kõigepealt arvestades asehalduskonna tähendust Baltikumi Eesti-Läti ajaloos on väga üllatav, et see asjasse puutuv uurimistöö on jäänud suhteliselt tagasihoidlikuks. Ja tänaseni siis on ainukeseks monograafiliseks käsitluseks jäänud Friedrich Pienemanni Die Statthalterschaftszeit in Liv- und Estland, mis nägi trükivalgust Leipzigis juba 1886. aastal. Tõsi küll, Tallinna linna kohta on põhjalikum uurimus olemas. Otto Heinrich Elias avaldas 1978. aastal töö Reval in der Reformpolitik Katarinas des Zweiten, mis nüüd erineb varasemast baltisaksa uurimistraditsioonist oma mitte apologeetilise lähenemisviisi poolest. Ja muidugi väiksemaid artikleid on siis ilmunud ka paljudelt autoritelt veel. Mis nüüd üldisema joonena silma torkab just nimelt selle asehalduskonna historiograafia juures, on seotud Eesti uuema ajalookirjutusega. Nimelt Eesti uuem ajalookirjutus on vähemalt siis osaliselt kaasa läinud baltisaksa apologeetilise ajalookäsitusega. Ja eriti puudutab see seda just meid praegu huvitavaid asehalduskonna õiguslikke aspekte. Mida ma siis siin silmas pean? Vene ülemvõimu kehtestamine 1710 ju teadupärast oli kaasa toonud Balti erikorra kõrgaja. Balti erikord, rütelkondade linnade omavalitsus, mis tugines seisuslikele privileegidele. See Balti erikord ju sõltus nende seisuslike privileegide püsimisest. Sõltus vahetult siis keskvõimu tahtest neid seisuslikke privileege jätkuvalt tunnustada. Seega siis see õigusliku järjepidevuse küsimus baltisaksa seisuste jaoks oli elutähtis teema. Ja on ka arusaadav, et baltisakslased kasutasid siis just ajalugu selle õigusliku järjepidevuse printsiibi põhjendamiseks, aga üldse kogu oma selle eesõigustatud eluviisi fundeerimiseks. Seda siis nii tsaari ajal oma igapäevases elus kui ka hiljem ajaloolaste poolt tagasivaatavalt. 1986. aastal ilmunud baltisaksa ajalookirjutuse ajaloo koguteose Geschichte der deutsch-baltischen Geschichtsschreibung koostaja Georg von Rauch on ühes oma varasemas asjakohases artiklis kokkuvõtlikult kirjutanud. Tsiteerin: Baltische Geschichte war immer Rechtfertigung unserer Existenz. Rechtfertigung der Aufgaben, die uns zugefallen waren und der Ziele, die wir uns setzten. Tsitaadi lõpp. Balti ajalugu oli alati meie olemasolu õigustus, meile osaks saanud ülesannete ja meie poolt püstitatud eesmärkide õigustus.
Ja nii on igati mõistetav, miks pärast näiteks Friedrich Pienemann oma monograafias siis neid keskvalitsuse ümberkorraldusi esitab just nimelt väga mustades värvides. Pienemann lähtub oma monograafias põhiväitest, et asehaldusajal õigus tallati jalge alla. Ja muidugi siin Pienemann ei ole üksi. Pienemanni käsitlusviis paigutub sellisesse laiemasse Balti-Saksa asehaldusaja käsitlustraditsiooni. Nii juba 1841 Otto Müller kirjutas sellest, kuidas asehalduskorra ajal valitses piiramatu omavoli, die Herrschaft unbegrenzter Willkür fing an sich geltend zu machen, ja Leonid Arbuzov senior oma väga mõjukas Balti ajaloo üldkäsitluses 1889 esimene trükk. Tema mainib, et uus elukorraldus tõi endaga kaasa üksnes häda ja viletsust. Statthalterschaftsverfassung, die nur Unheil gebracht hatte. Nüüd Balti-Saksa ühiskonnas muidugi nende uuenduste hukkamõistmine ei olnud siiski üksmeelne. Mõnedes valgustusmeelsetes ringkondades ka tervitati neid uusi muudatusi, hinnates reformide modernsust, hinnates nende ratsionaalsust. Võib nimetada näiteks August Wilhelm Hupelit. Ja ka mõned hilisemad liberaalsete vaadetega tegelased, näiteks Theodor Bötticher, liberaalne kirjamees, Baltische Monatsschrifti toimetaja, on asehaldusaega tasakaalukamalt käsitlenud. Nüüd muidugi siin peab jällegi kohe välja tooma tõsiasja, et küsimus, mis oli õiguspärane, mis oli õiguslik, mis oli õige, aga täpsemalt siis õiguspärane, sellele küsimusele võis anda kaks täiesti erinevat vastust. Õiguslikust järjepidevusest tulenenud õiguspärasuse põhimõttele siis vastandus uusaegses Euroopas, Vene keisririigis üldist rakendust leidnud õigusprintsiip, mille järgi õiguspärane on siis riigivõimu suveräänne seadusandlus, riigivõimu suveräänne seisuslikest eesõigustest sõltumatu seadusandlus. Ja nüüd Pienemanni käsitluse teine oluline printsiip on see, et ta pisendab asehalduskorra tähtsust Baltikumi ajaloos. Ta püüab näidata, et see, mis siin toimus 83–96, et see oli mingisugune kõrvalekalle normaalsusest ja et nii-öelda normaalne elu, et see siis taastus Katariina surma järel. Ajalooteaduses muidugi eelkäijate töödele tuginemine on tavaline, aga siin muidugi on väga oluline, et seda faktimaterjali ja subjektiivseid hinnanguid eristada. Aga jällegi on küsimus, et kuidas neid subjektiivseid hinnanguid leida, nendele jälile saamine ei pruugi alati lihtne olla. Ja nii on ka juhtunud, et meie kõige uuemas akadeemilises mitmeköitelises Eesti ajaloo ülevaates, Eesti ajaloo 4. köites on üks põhijäreldusi see, et seisuslikud vabadused kaotati ilma midagi asemele andmata. Ja see muidugi langeb kokku Balti-Saksa apologeetilise käsitluse sellise negatiivse põhitooniga, mis kriitilisel vaatlusel siiski nõuab täpsustamist. Ja Marju Luts-Sootak ongi tähelepanu juhtinud väga olulisele tõsiasjale, mida valdav osa Balti-Saksa ajaloo kirjutusest ega ka palju teiste autorid pole vajalikuks pidanud siinses kontekstis reljeefsemalt esile tõsta. Nimelt siis selleks, et need ümberkorraldused Balti aadlile liiga valusad ei oleks, tehti väga suur järeleandmine, kõik läänimõisad kuulutati eramõisateks, mis tähendas väga suurt murrangut. Ülisuurt murrangut, aga sellesle ei ole alati piisavalt tähelepanu pööratud. Mis puudutab siis Balti-Saksa autorite käsitlust asehalduskorrast kui ühest episoodist Balti kubermangud ajaloos, millest siis ei ole jäänud maha olulisemaid jälgi, siis jällegi Eesti ajaloo uuemates üldkäsitlustes valitseb täpselt samasugune vaade, aga jällegi Lea Lepik on väga veenvalt näidanud, et tegelikult pärast asehalduskorra lõppu need varasemad institutsioonid taastati suuresti muudetud kujul ja mitmed ametiasutused jäid alles, mis olid asutatud, nii et ei saa kindlasti rääkida sellisest Balti-Saksa pärasest ajutisest episoodist, mis siis
justkui sai oma lõpu 1996. aastal. Nüüd Tartu linnas asehalduskorra paaril esimesel aastal ümberkorraldused toimusid, aga nad olid üsna väheolulised. Kõigepealt linna peamine valitsusasutus, linna magistraat allutati uutele institutsioonidele Riias, siis haldusasjades Kubermangu magistraadile, majandusasjades Kroonu palatile, aga linna siseelu siis püsis vana korra juures edasi. Tartu linnas küll avati uued kohtud, aga need olid mõeldud üksnes maaelanike jaoks, see siis tulenes Tartust kui Kreisi linnast. Ja olukord muutus 1785. aastal, kui keskvõim andis välja 2 uut ja olulist õigusakti, linnakorralduse ja aadlikorralduse, mis siis hakkasid vastavalt linna ja aadli eluolu reguleerima. Muidugi, kuna siin oli tegemist väga suurte uuendustega, siis see tekitas ka suurt vastuseisu. Linnadest protestisid kõige häälekamalt Riia ja Tallinn. Nende eliidil oli ka kõige rohkem kaotada. Ka Tartu linnaraad saatis Braunile palvekirja, et Tartus ei rakendataks uut linnakorraldust, põhjendades oma soovi. Siin ei ole mingit üllatust ikka oma linna varasemate privileegidega. Juba jutuks olnud Rootsi-aegsed privileegid olid siin mängus, aga Braun siis vastas Raele küll, aga vastas väga järsult, et ümberkorraldused tulevad ja siin mingit tagasiteed enam ei ole. Nüüd, mida see uus linnakorraldus endast siis Tartu linna jaoks õigusajaloolises arengus tähendas? Uusaegsete Balti provintside õiguskord, nii nagu ka Tartu linna õigus, oli ju valdavas osas välja kujunenud keskaegse Vana-Liivimaa õiguslikust pärandist. Ja keskaegse ühiskonna õiguskorra selline põhitunnus on ju killustatus, jagunemine suureks hulgaks erinevateks õigusteks, teisisõnu siis õiguslik partikulaarsus, ja õigus siis jagunes territoriaalse seisusliku printsiibi järgi erinevateks partikulaarõigusteks. Nüüd siis see Tartu linna õigus enne asehalduskorda, mis rajanes keskaegsele Riia õigusele ja mida oli siis täiendatud muuhulgas Bürgervergleichi või kodanike kompromissi tingimustega, ikkagi see Tartu linna õigus oli jäänud keisririigi ääreala provintsi ühe sellise väiksemapoolse linna spetsiifiliseks partikulaarõiguseks. Aga nüüd asehalduskorra kehtestamine selles küsimuses tähendab ühte põhimõttelist pööret. 1785. aasta linnakorraldus hakkas kehtima üle kogu Vene keisririigi ja Tartu linna jaoks, nii nagu ka ülejäänud Eesti Liivimaa linnade jaoks, tähendab selle uue linnakorralduse kehtestamine siis põhimõttelist muutust linna õiguslikus asendis. Euroopa uusaegses õigusajaloos üks selline olulisem arengusuund on riigi erinevate regioonide partikulaarõiguste asendumine ühtse üleriikliku õigusega. Ja nii ka Tartu linnas tegemist on siis uue üleriikliku õiguse kehtestamise faktiga. Muidugi siin tuleb rõhutada seda, et tegemist on uue arengusuuna algusega. See nüüd ei tähenda seda, et see varasem partikulaarne Tartu linna õigus oleks terviklikult asendatud üleriikliku õigusega. Linnakorraldus puudutas mitmeid linnaelu valdkondi, aga mitte kõiki. Ja nii näiteks siis kohtutes, mis õigusnorme rakendatakse, eraõigus, kriminaalõigus, protsessi korraldus, see kõik jäi endiseks. Siin muudatusi ei toimunud. Ja muidugi laiema õigusajaloolise konteksti juures tuleks veel ära nimetada, et see üleriikliku õiguse rakendamine ei olnud Baltikumis nüüd esmakordne. Varasemalt oli see toimunud juba ligi 100 aastat varem seoses Rootsi 1686. aasta kirikuseaduse kasutusele võtmisega. Mis olid nüüd Tartu linnas sellised suuremad muutused, mis siis selle uue linnakorraldusega kaasnesid? Kõigepealt suured muutused seoses linnakodanikega ja nende muudatuste ulatust on siis iseloomustanud baltisaksa autorite poolt kasutatav omadussõna revolutsiooniline.
et neid ümberkorraldusi siis nimetati revolutsioonilisteks. Kõigepealt suurkild, väikekild likvideeriti ja üldse muutus linnakodaniku positsioon riigisüsteemis või omavalitsussüsteemis, üldse valitsussüsteemis. Nüüdseks siis see linnakodanikuks olemine tähendas eelkõige riigi kodanikuks olemist. Varasemalt olid kodanikud pidanud andma kodanikuvande ja vande käis rinnale, aga nüüd selle asemel siis on üksnes vanne käis rinnale. Nii et see riigi aspekt tuleb väga jõuliselt sisse. Ja jällegi kõik me teame, oleme täna kuulnud, kui raske oli saada linna kodanikuks varasemalt. Nüüd selle uue korra järgi võis linna kodanikuks saada iga linna elanik, kes oli isiklikult vaba ja kes oli majanduslikult iseseisev, sõltumata rahvusest, sõltumata seisusest. Pärisorjad ei saanud linnakodanikuks, teenijad ei saanud, aga kõik teised said. Et see siis ka väga suur muutus. Linna kodanikkond muidugi ei olnud oma õigustelt ühtne. Kodanikkond jagunes 6 erinevaks kategooriaks või klassiks ja siin see lähtealus oli kahesugune. Eelkõige muidugi neid oli jätku rohkem, aga lihtsustades, üldistades võib öelda, et lähtealus oli kahesugune. Eelkõige varanduslik positsioon, varanduse suurus ja teiseks tegevusala. Ja siis lähtuvalt mitmest aspektist üks isik võis kuuluda mitmesse linna kodanike kategooriasse. Võis olla teise kategooria, aga võis olla ka 3. kategooria liige samal ajal. Nüüd väga oluliselt laienes uue linnakorraldusega inimeste majanduslik tegevusvabadus. Jällegi kõik teavad, kui raske oli keskajal pääseda tsunftidesse või pääseda kaupmeskonda, suurde kildi. Nüüd selle uue linnakorraldusega majandusliku tegevuse võimalused väga oluliselt laienesid. Aga muidugi siin on jällegi erinevused õigusnormi ja õigustegelikkuse vahel. Linnakorraldus nimelt sätestas, et igaüks, kes soovib, võib tegeleda käsitööga, võib astuda tsunftidesse ja ajalookirjutuses on ka väga levinud väide, et tsunfti piirangud kaotati. Aga nüüd, mis puudutab Tartu linna, siis siin on tegemist küllalt olulise erandiga. Nimelt Tartu linnas saksa käsitööliste tsunftid jäid suletuks eestlastele. See oli suur probleem, selle vastu võideldi, protesteeriti, aga eestlased saksa käsitööliste tsunftidesse ei pääsenud. Ja see oli seaduse vastu, aga nii see oli. Ja sellest on kirjutanud ka muuseas üks Tartu Ülikooli üliõpilane oma diplomitöös 1964. aastast, mis siis käsitleb Tartu asehalduskorraaegset elanikkonda. Kui nüüd varasemalt linna eliidi moodustasid kaupmehed, kes kuulusid suurkildi, siis nüüd olukord muutus seoses uue riikliku maksusüsteemiga. Jõukamad linnaelanikud pidid deklareerima oma kapitali suuruse ja selle järgi jagunesid nad siis 3. teise kodanike kategooria siseselt gildidesse, 3 eri gildi ja nendesse erinevatesse gildidesse kuulumine andis erinevaid privileege. Ja siis nagu öeldud, nendesse gildidesse kuulumine ei olnud enam seotud mitte tegevusalaga, vaid inimese varandusliku seisundiga. Gildide liikmed pidid maksma varamaksu 1% suuruses üles antud kapitali väärtuse pealt, aga mis oli oluline, nemad ei maksnud pearahamaksu. Kõik ülejäänud maksid pearahamaksu, aga jällegi tollases seisuslikus ühiskonnas oli see suur vahe, kes käib nii-öelda pearahamaksu alla või on nagu selline lihtsamat sorti tegelane, aga kes on kapitali omanik ja maksab riigimaksu siis protsendina. Nüüd uue süsteemi sisseseadmisel esimese gildi liikmeid Tartus ei olnudki üldse, kuna ei olnud piisavalt jõukust, ei olnud piisavalt jõukaid inimesi ja teise gildi kõige jõukam mees ei olnud üldsegi mitte kaupmees, vaid oli üks käsitööline klaassepp Georg Schafe. Võimuküsimuste osas nüüd seoses kohtuvõimu lahutamisega haldusvõimust
hakkas kohtuvõimu teostama linna magistraat ja nüüd haldusvõimu jaoks rajati täiesti uued institutsioonid, linnapea ja 6-liikmeline linnanõukogu. Varasemalt linna valitsemine oli kaupmeeste ja vähemal määral literaatide privileeg, aga nüüd Tartu linnas seostati sellega ka jõukam käsitööliste seltskond. Linnanõukogu siis valiti 9 aastaks ja see koosnes 3 kaupmeeste, 3 stunstide esindajast. Ja valimisõigus jällegi ei olnud mitte kõigil, vaid oli nendel vähemalt 25-aastastel linnakodanikel, kes olid siis oma vara deklareerinud vähemalt 1000 rubla peal. Esimeseks linnapeaks sai senine sündik Johannes Klein 8. mail 1786 ja siis järgmise aasta alguses veel kindralkuberner Braun täpsustas linnakorraldust väiksemates linnades, sealhulgas siis Tartu linnas kindralkuberneri täpsustav korraldus sellele lisaks uuele seadusele, mis siis mõnevõrra lihtsustas seda linnade valitsemissüsteemi. Ja uus linnanõukogu siis alustas tegevust 1787. aastal augustikuus. Nüüd see valitsussüsteem, linnanõukogu, linnapea, kohtuasutusena linnamagistraat on siis selline linnakodanike seisusliku omavalitsuse valdkond, aga selle valdkonna kõrval oli nüüd asehalduskorra ajal esindatud ka väga tugevalt riigivõim. Riigivõim eelkõige tegutses kohaliku politseiaparaadi kaudu. Nüüd Katariina surma järel Paul I asehalduskorra likvideeris 28. novembri 1996. aasta ukaasiga, aga Tartu linnas asehaldusväärne kord kestis veel mõnda aega kuni 1797. aasta 1. maini, mil siis taastati varasem raekorraldus, aga selle raekorralduse taastamine muidugi ei tähendanud, nagu enne juba mainitud, täielikku restitutsiooni. Tartu linna seisukohalt asehalduskorra järgses arengus eriti oluline oli see, et kodanikkond oli muutunud, kodanikkond oli, võib öelda, pöördumatult muutunud, eriti just selle uue maksusüsteemi tagajärjel ja seda lihtsalt ei olnud võimalik enam tagasi pöörata. Ja siis resümeerida võiks seda kõike nii, et sellises üldises Tartu linna õigusliku asendi käsitlemises asehalduskorra juures tuleks siis eelkõige lähtuda riikliku moderniseerimise võtmest, käsitleda riikliku moderniseerimise kaudu kõiki neid suuremaid ümberkorraldusi. Kui Lea oma ettekande lõpetas sõnadega, et nüüd rohkem tähelepanu oleks pidanud pöörama kontekstile, siis ma nüüd tagasi vaatan, mõtlen, et mina selle konteksti kõrval oleks võib-olla pidanud rohkem tähelepanu pöörama detailidele, aga nii ta juba välja kukkus. Aitäh. Nii, aitäh ja küsimusi? Ma siis küsin detailide kohta. Teatavasti linnakorraldusega seati sisse ka selline nähtus nagu aukodanik. Tartu sai võib-olla ka oma esimesed aukodanikud. Kas see asehalduskorra aegne aukodanik on seostatav ka siis nende hilisemate aukodanikega? Kas siis võiks teha sellise järjepideva joone alates asehalduskorrast kuni tänapäevani Tartu linna aukodanikest? Ütleme, seda joont kindlasti tõmmata saab, küllap mitte nüüd tänapäeva välja, aga 19. sajandisse ja 19. sajandi lõpu linnaseadustesse nüüd asehalduskorra ajal 5. kodanike kategooria oli selline, kuhu siis erinevad tegelased sisse pääsesid, kaasa arvatud ka sellised kodanikud, keda siis nimetati ka nimekateks kodanikeks, et mõningatel juhtudel, Lea kindlasti tead täpselt, kas see aukodanik ja see nimekas kodanik nüüd, ta võib nüüd tähendada ühte seda sama asja, eks ole? Natukene. Hiljem täpsustatakse tegelikult, kes see aukodanik siis täpselt on, jah.
just, aga ütleme siis... Definitsioonis on ja teised lõpus. Jah, aga ütleme see nende nimekate kodanike hulka või ütleme sellesse samasse kategooriasse kuuluvad veel ka õpetlased ja kusjuures ka näiteks kunstnikud, kellel on ette näidata diplom mingisugusest akadeemiast. Et nii-öelda see on selline laiem seltskond, kus siis see nimekas kodanik nii-öelda on nagu üks väiksem tegelane väga heas seltskonnas. Nii, kas tuleb veel mõni küsimus? Aitäh! Kui praegu küsimust ei ole, siis ma vist annan kohe edasi. Jah, palun. Kõigepealt aitäh ka!